kutsun Malosiratast tõmbama meie pisikese Kirile ja meie tantsuprintsess loosis välja Valga põhikooli, kes saab oma tore tutvustust teha septembrikuus. Tegelikult mul on teid väga suur rõõm näha siin koolis ja minu kabinetis. Ja me natuke enne ka rääkisime, selgus, et sellel aastal on 20 aastat töömas, kui tore esimest korda siia kooli sattus. Ja siis oli Valga gümnaasium. Jah, ja aasta oli siis 1998. Kuidas te täna siia tulime? Mida te tegite? 20 aastat tagasi oli see tore ka sama tore nagu praegu. Ma arvan, et tore on kogu aeg ühtemoodi tore, eks ju. See on lihtsalt on. Ja see, et miks tore Valga gümnaasiumisse jõudis ja miks see kutse või kuulutus mind kõnetas, oligi see, et see oli selline natuke teistmoodi asi. Et selline huvitav, kuidagi uudne, kuidagi võib-olla ka natuke selline natuke nagu võõras. Ja siis tunnistan ausalt, et see oli minu uudishimu, mis mind takka ajas, et vaataks õige, mis asi see on. Ja kui sa juba vaadatud, siis siiamaani vaatan. Et kas sa oled praegu ka seotud praegu? No tore ka ikka seotud koolitajatega praegu ainult aktiivselt tore koolitusi enam ei tee ja ühtegi tore kooligruppi ei juhenda töötõttu. Aga see, kui ma mõtlesin, et mis värk selle torega siis on, et kunagi oli üks lugu selline, et lugesin kusagilt jälle väga täpselt ei mäleta, et kuningas valis oma tütrele kaasa selle järgi, et see potentsiaalne täimes siis pidi jutustama ühe loo, mis on ühtaegu tark ja lõbus. Ja minu meelest tore ongi just üks selline tegemine, mis on ühtaegu tark ja lõbus. Ja kunagi targad mängud teevad elu lõbusad. Ja kunagi see oli sinu Kristiin oli see, kes ütles, et nüüd ma usun, et töö ja lõbu saavad käsi käes käia. Tegevustest, mis tegelikult aitab ja toetab tolerantsuse õpetust, inimlikkuse õpetust, suhtlemise õpetust. Ja meie koolis on see taas ellu arvanud. Ja tegelikult ma kutsun kõiki koole sellega tegelema ja kõiki õpetajaid läbiva tore koolitust. Ma leian, et iga õpetaja kohus on toimida tore visiooni ja missiooni kohaselt iga päev oma igapäevastes tegemistes, oma igapäevastes kontaktis õpilaste ja vanematega, loomulikult kolleegidega täpselt samuti. Ja minu ülesanne tänases koolis tore seisukohast on see, et kui mina juhina seda liikumist ei toeta, siis kes seda veel toetab? Et teatavasti me oleme ju tegelikult karjaloomad. Ja mina olen juht ja mina olen see, kes näitab neid seisukohti ja vaateid. Me oleme minetamas oma suhtlusoskuseid. Nutimaailma meie egalavaid on nii palju sisse tunginud, et me ei taju enam teineteist, me ei oska üksteisega rääkida läbi tore tegevuste, seda kõike on võimalik koolis igapäevaselt õpetada. Ehk siis minu sõnum kõigile on see, me peame seda tegema, see on üks kooli põhiülesannetest. Läbi selle õpetame põhiväärtusi, inimlikkust, tolerantsust, üksteise mõistmist. Me saame oma asjad tänu nendele oskustele paremini aetud. Meie elu on kergem, konflikte on vähem, mööda rääkimisi on vähem. Isa tutvustasin toret teistele õpilastele meie Valga põhikooli huviringide laadal, kus pakkusime võimalust osaleda koolitusel. Kohal oli ka tore vant, kes valmistas paljudele rõõmu.
mina olingi see tore vann, kes sinna kostüümi sees oli. Kostüümi sisse oli päris raske saada, aga mulle pakkus see rõõmu, et teisi positiivselt teha ja kallistada ja pildistada. Ma olen praegu ka tore. Mina sain torega kokku tänu endale. Olin aasta varem siia kooli tulnud ja meie kabinet tulid kõrvuti ja meie mõtted hakkasid kuidagi sobima. Aga tänu torele olen ma tõesti saanud väga palju sõpru, väga palju toredaid hetki ja kohtumisi, kes tõesti kõik need tore laagrid, tore koolitused, supervisioonid, mis kestavad siiamaani 20 aastat. ma tean, et nad kestavad ja ma olen praegu sellest kõrval, aga ma tean, kui huvitav seal on ja need on minu inimesed, kes toimetavad, seda tean ma kindlasti. Ja nemad siin siiamaani mäletavad jooksma. No arvata võib ja tore on teada. Aga mina saan niimoodi öelda väga ausalt, et tänu torele ma sain endale sellise sõbra, kellega me oleme juba ka 19 aastat koos ja teeme niisugune lõbu, vaba aeg, töö, kõik ühes potis ja väga hästi söödav supp, eks ole. Ja mina olen õnnelik, et mina siin koolis ka leidsin endale sellise toreda inimese, nagu sinul oli Evemaal, mul on Annelimaal, kellega on meil väga sujuvalt see koostöö lahtud. mäletan, see oli ülilõbus. Ja mulle seal ka väga meeldis. Seal sai endale väga palju uusi sõpru. Ma sain ka. Ja mulle väga meeldis nendega teha erinevaid ülesandeid, näiteks teha spagettidest tormi ja panna sinna kolenikule toppama. Ja mulle külastused ka väga meeldis. Veel sain seal nii palju julgemaks ja nüüd julgen võõrastega rääkida ja nende midagi küsida. Mul on olemas kogemus ka ise õpetajana tore liige olla. Olen läbi teinud tore koolitusega ja see kõik on mulle tulnud kasuks. Ja minuga on ka selline huvitav lugu, et sina olid see, kes mind nakatas. Nakatamine ilmselt oli mingi see asi, ma vist mäletan, et ma soovitasin sulle seda, et sul on torega koos kergem oma tööd teha. Ja see on tore psühholoog on koolis super ja psühholoog, kes tegeleb toredaga, saab palju lapsi aidata sotsiaaloskusi grupis õpetada. Kõik need teemad on väga võimalik. See toob õpilastele lähemale, teeb õpilastele omaks, et sa ei ole mingi eriline koolis selles mõttes, suure kaarega mööda käia, vaid sa oled täitsa